Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Levi ei ole, eeter on pime ja ühendus on maas. Tuled ei põle, kuid kaminad tules, söed hõguvad. Oleme koos olnud aja algusest. Me ühine pool on üle pingest ühises. Jälle elekter on õhus, me vahel on üle kuumenemas meie ühine vooluvahel. Jälle elekter on õhus, me vahel on üle kuumenemas meie ühine vooluvahel. Energia on keeris, kus oma süsteemis lained liiguvad. Kui päike on loojas, kehades soojas, vaid kalorid põlevad. Oleme koos, kuni päike tõuseb taas. Me ühine pool on nagu loodud taastuma. Jälle elekter on õhus, me vahel on üle kuumenemas meie ühine vooluvahel. Jälle elekter on õhus, me vahel on üle kuumenemas meie ühine vooluvahel. Jälle elekter on õhus, me vahel on üle kuumenemas meie ühine vooluvahel. Jälle elekter on õhus, me Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna otsestuudios Ignar Fjuk, Indrek Riikuja ja Priit Hõbemägi esines ansambel Traffic lauluga Elekter ja tõepoolest elekter on olnud pea terve nädala inimeste jututeemaks, sellepärast et paljud on saanud kätte karmid elektriarved, aga sellest me saate jooksul kindlasti räägime. Alustame välispoliitikast, alustame president Karisest, kes on siis sel nädalal oma väljaütlemistega Venemaa kohta ehmatanud mitte ainult poliitikuid kodumaal, aga kindlasti ka tekitanud meie liitlaste hulgas arutelusid. Tekkis konflikt välisministeeriumiga, ka valitsus kritiseeris presidendi väljaütlusi ja kui nüüd natukene teist poolt siis näidata, siis neljapäevases intervjuus ERR-ile ütles president Karis, et tema ei pakkunud välja Venemaaga läbirääkimiseks eriesindaja ideed, aga paraku on juhtunud siiski selline lugu, et nii tema kui Läti peaministri intervjuudest on see info välja läinud ja maailmas vastukäe leidnud. Karis ütles siis ka seda, et ta ei ole konfliktis välisministri ega kellegi teisega, et kui vaja, siis saab temaga kõik asjad ära räägitud, aga lisas ka, et talle ei saa keegi sõnu suhu panna ja sama intervjuu lõpus keeras ta siis natukene siiski kruvi jälle kõvemini sisse ja ütles nii, et isolatsioonipoliitika, kes natuke ajalugu tunneb, üldiselt ei tööta, ka näiteks sanktsioonid töötavad ajutiselt, aga mitte väga pikalt ja see kõik on tekitanud pika põhjaliku arutelu, millesse on lülitunud välisministeerium, millesse on lülitunud poliitikud Riigikogust, millesse on oma osa andnud ka peaminister, kes siis kritiseerivad presidendi väljaütlemisi erinevatele välisinfoagentuuridele.
No siin on ju küll ühte, teist ja kolmandat pidi üritatud Karise sõnadele läheneda, et kes loeb lausele haaval, üritab sealt välja lugeda, mida on öeldud, otsida, kus siis on konflikt või kus siis ei ole, aga tegelikult kõige olulisem Karise jutu mõte oli ju selles, et me oleme 4 aastat ajanud ühtesugust poliitikat, et võib-olla oleks aeg seda poliitikat mingil kombel muuta, sellepärast et sellest poliitikast ei ole kasu olnud. Kui jutt on nüüd sellest eriesindajast, siis kui tagasi vaadates minu meelest on juba kuid Euroopa poolt olnud kurtmist, et Euroopa pole kaasatud, et Euroopa selja taga ja kooskõlastamata, sealhulgas kooskõlastamata Ukrainaga, lepitakse midagi kokku, mis pole Euroopale ega Ukrainale vastuvõetav. Nii et küsimus ei ole kas, vaid mitu korda on Euroopa liidrid, sealhulgas ka meie peaminister ja välisministeerium väljendanud seda seisukohta ja korduvalt. Ja nüüd, kui meie president ja siis Läti peaminister soovitavad, et Euroopal, mitte Euroopa Liidul, vaid Euroopal võiks olla oma erisaadik, kes osaleks, mitte ei looks otsesuhteid või käiks seal Putiniga häid suhteid see on loomas. Sinu traktsioon või tõlgendus Täpselt, sellele, mitte presidendi sõna. Absoluutselt, et selles suhtes ma ei näe midagi, mille puhul oleks Karis, meie president, ajas ette rutanud. Pigem see on nagu järeleminek sellele, mis on juba toimunud. Ja ma ka lugesin seda intervjuud ja ka kuulasin seda üsna tähelepanelikult üle ja ma seal tõesti ei leia ka mingisugust vastuolu. No suurt vastuolu, mida siis nii reljeefselt, nii nagu välisminister on välja toonud, seda esitada avalikkusele, rahvusvahelisele avalikkusele või siis inkrimineerida presidendile sõnu ja mõtteid, mida seal pole olnud. Ja selles kontekstis välisministri selline hüüatus, et tegu on Kremli ukse taga kraapimas käimisega või et meie president soovib Putiniga häid suhteid luua, on minu meelest kohatu ja ühele Eesti Vabariigi ministrile sobimatu. No kohatu on see kahtlemata, eks tegelikult nädala lõpus jõuti ju lähemale ka sellele, mis selle asja taga suuresti on, et meil on presidendivalimised on lähenemas, opositsiooni poolt on nii-öelda peale pandud koalitsioonile üksjagu survet, et Alar Karisest võiks saada, nii-öelda ta võiks presidendi ametis jätkata, koalitsioonipoliitikud seda ilmselgelt ei taha ja nii leitakse nii-öelda iga võimalik viis, kuidas tõestada seda, et Karis ei ole siis teisel, 3. või 4. põhjusel sobiv ja kui veel Tsahkna välja ütlemise, et siin samas saates ju meie on palju kordi räägitud reitingutest, mis on Eesti 200 reiting ja sisuliselt kõik ju, mis Tsahkna teeb või ütleb, on üks-ühele seotud nii-öelda selle paanilise püüuga päästa seda, mida ma ei tea, kas on võimalik enam päästa. Ei, seda ei ole kindlasti võimalik päästa, mida Eesti 200 üritab päästa, seda näitavad lihtsalt nende reitingu punktid ja need on väga karmid, sinna ei ole midagi teha. See, et poliitikud võib-olla vaatavad endale siis uut parteilist kodu, mis on väga tõenäoline, sellepärast ma usun, et suur osa nendest, kes Eesti 200 praegu Riigikogus on, soovivad sinna edasi jääda, kindlasti soovib poliitikuna jätkata ka Margus Tsahkna. Seda küll, aga ka mis uut poliitilist kodu Tsahkna selliste väljaütlemistega endale otsib või kes see tema siis, kellele ta nagu kosilaseks pürib? Ma arvan, et need on lihtsalt nagu mingisugused tähelepanu punktid, mida ta kogub, aga ega siis Margus Tsahkna ei ole siin mingisugune erand, nüüd ei peaks jääma muljet, et nüüd on president ja Margus Tsahkna vastupidi. Kui me loeme üles need, kes kritiseerisid presidendi intervjuudes välja öeldud seisukohti, siis seal oli näiteks Eerik-Niiles Kross, seal oli peaminister Michal, seal oli Raimond Kaljulaid, seal oli terve suur hulk inimesi, kes selle teemaga aktiivselt haakusid ja kes sellest rääkisid ja kui me vaatame nüüd seda, mis siis nii-öelda tuli välisministeeriumi seest ja tõepoolest Margus Tsahkna on välisminister, see on õige, aga Margus Tsahkna võib-olla ei ole see välisminister, kes meie välispoliitikat kujundab, et need inimesed on välisministeeriumis, siis ka välisministeeriumi enda reaktsioon ei olnud
lõhestunud. Välisministeeriumi enda reaktsioon oli ühtne, ütles, et see tekitab väga palju segadust, see tekitas segadust Eesti välissaadikutes, kes hakkasid helistama ja küsima, et kas meie liin on muutunud, me oleme kogu aeg rääkinud seda, et Eesti ei toeta, et Venemaaga peab mingisuguseid eraldi separaat läbirääkimisi pidada. Eesti on kogu aeg öelnud seda, et ei ole vaja määrata mingit uut eriesindajat ameeriklaste eeskujul, kes siis hakkaks kuskil Moskva vahet sõitma. Et kas nüüd me oleme kuidagi kas poliitikad on muutunud? Poliitikat muutunud ei olnud. Ja nüüd see küsimus minu meelest on nüüd selles, et milline see on see side siis välisministeeriumi poliitikate ja presidendi vahel. Et me teame väga hästi seda, et Eesti Vabariigi president ei ole Eesti kõrge välispoliitiline esindaja. Välispoliitika on seaduse järgi siis valitsuse kätes ja see omakorda on usaldatud siis välisministeeriumile. President ei ole siis välispoliitika esindaja. Nüüd ta on võtnud sellel teemal tugevasti sõna. Samal ajal on välisministeeriumi poolt komandeeritud tema kantseleisse siis välispoliitika nõunik, väga kogenud diplomaat Margus Kolga, kes võib-olla istub praegu kõrvad peos, sellepärast et see olukord ei saa talle mitte kuidagi meeldida. Nii et meil on siin nagu olukord, kus on siis palju inimesi väikesel territooriumil Eesti Vabariigi kesklinnas koos ja mingisugusel põhjusel siis see nagu omavaheline kommunikatsioon nende vahel ei toimi. See, Priit, sinu see jutt on päris adekvaatne sellele, et sõnastada, mis olukord on tekkinud, aga me oleme ikkagi sellest põhjusest mööda või vaata seda. Välisminister oma pressiteate või oma esimese intervjuu andis vahetult esimesena ja see intervjuu sisaldas meie presidendi öeldu suhtes ebaõigeid fakte. Kuskil pole Alar Karis öeldud, et Euroopa Liit oma eriesindaja kaudu peaks pidama separaatläbirääkimisi, vaid ta lihtsalt ütles, et Ameerika Ühendriikide kõrval võiks laua taga olla ja osaleda neist Euroopa esindaja. Aga kõik need, kes hilisemaid kommentaare tegid, kas siis 2 tunni või 6 tunni ajal, lähtusid sellest, mida ütles hästi reljeefselt välisminister. Ja selles sõhtus ka need meie partnerid võib-olla lähtusid pigem sellest. Nii et kui tulla ikkagi selle algteksti juurde, siis võib-olla kõige rohkem võiks olla tõsiselt võetav Raimond Kaljulaidi kommentaar, kus ta näebki, et küsimus ei ole selles, mida ütles Alar Karis, vaid see, et Eestil puudub väga hästi korraldatud ja kooskõlastatud välispoliitika, mis puudutab siis seda, mis on praegu Ukrainas. Nojah, aga sellel on ka omad põhjused, kes on riigi koridorides viibinud, midagi toimetanud, need teavad, et meil on mingisugune hulk riigiameteid, kellel on, või asutusi, kellel on komme nagu teistele pisut ülevalt alla vaadata, öeldes, et meie siin teame täpselt, kuidas asjad peavad käima ja kuulake teie, mis me teile nüüd ütleme. Ja Välisministeerium on üks nendest mõnest riigiasutustest, kes kipub niimoodi teiste peale pisut ülevalt nagu alla vaatama, aga me ei saa ju üle ka ümber ka sellest, et see 4 aastat väga rangelt aetud poliitika, see ei ole tulemust andnud ja ka Euroopa kontekstis Eesti kipub järjest rohkem jääma vähemusse, et see on ühest küljest, see on nagu väga kahetsusväärne, et see nii on, sest et ega siis ju need eesmärgid, mida ja põhimõtted, mida Eesti on seni esindanud, ei ole valed, aga nad igapäevaelus ja päriselus nad täna enam ei tööta. Järelikult kuskilt midagi tuleb muuta. Ma ei taha ütlema hakata seda, et mida muuta ja kuidas muuta, aga ega seda ei ütelnud ka ju väga Alar Karis, aga küll ta andis nagu julget mõista, et see, mis meid on siia toonud, meid edasi ei vii, kui tsiteerida klassikuid. Et siin on vaja mingisugust muutust, aga seda kuulata Välisministeeriumile on muidugi tohutult valulik ja sealt tulebki, sealt hakkabki see lumepall veerema. No siin võib muidugi arutada selle üle, et kas kogu välispoliitika, nii nagu Eesti Vabariik seda siis oma välisministeeriumi kaudu siis teeb maailmas, et kas see on nagu viimse punktini peab olema kuskil mõnes suure levikuga ajalehes kirjas. Ma kujutan küll väga hästi ette, et välispoliitika suures osas
on selline natuke varjatud tegevus, kus tegevus toimub kabinettides, soovitan vaadata siis huvilistel, vaadata Netflixis sellist filmi, mille nimi on The Diplomat, üks uus seriaal, äärmiselt huvitav, mis räägib siis diplomaatide elust ja sellest, kui palju siis telgitagusid läbirääkimisi toimub. Et see, kui meie näeme, et kaks riigimeest saavad kokku, et sellele on eelnenud 1000 mingisugust väiksemat kohtumist ja 100 kriisi nende hulgas. Nii et võib-olla selle välispoliitika osas ongi nii, et mingis osas me peame nagu tajuma, et mis asi see välispoliitika on ja me ei loe seda siis nagu kuskilt veebist või ajalehest. Aga mis ma siis tahtsin veel öelda, et sa märkisid siin, et Eesti on jäämas vähemusse. No kui ma ei saa sellega nõus olla, sellepärast kui ma vaatan näiteks neid riike, siis nende riikide hulk, mis mulle teada on, kes nagu on hakanud arutama seda, et peaks olema mingisugune eriesindaja, siis ma suudan sinna panna praegu kirja Prantsusmaa, Itaalia, võib-olla ka kuidagi ja Ungari ja Slovakkia sinna juurde, aga see kindlasti 27 hulgas ei ole veel vähemus. Ja seda küll mitte, aga meil on juba esimesed ikkagi nii-öelda esimesed selle kõrge... Esimesed mõrad on olemas, aga see mitte esimesed mõrad, ma tahtsin esimesed ettepanekud, kes see persoon võiks olla, ehk see ei ole enam nii-öelda selliste üksikute riikide asi. Ja ma lõpetan selle kohe, et nüüd vastuväide, mis ka mulle tundub väga tõsine, on see, et uue eriesindaja otsimine, punkt 1, et mis on selle probleemid ja vead. Punkt 1 on see, et see on selline Ameerika mudeli kombineerime, et otsime mingisuguse inimese, kes siis saab nagu enam-vähem läbi Trumpiga ja kes saab enam-vähem läbi siis Putiniga ja siis äkki tal õnnestub midagi ära teha. Nagu me oleme näinud, siis Trumpi eriesindajad on küll Moskvas käinud, aga midagi pole ära õnnestunud teha. Et kui sinna saadetakse näiteks keegi, kes on ma ei tea, Soome endine president Sauli Niinisto, kes samuti on siis mõnda aega tagasi öelnud, et Venemaaga peaks hakkama teistmoodi rääkima, aga seda juttu on ta rääkinud kogu aeg. Aga ma tahan öelda, et meil on olemas Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas, meil on olemas Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen, meil on olemas veel Euroopa siis parlamendist Antonio Costa, et meil on 3 inimest, kelle roll on juba tegeleda välispoliitikaga. Et mis tsirkus see on, et me hakkame sinna valima, nüüd me otsime kedagi, kes äkki Putinile meeldib, et äkki ta ei lasegi teda 3 tundi koridoris oodata enne kui ukse lahti teha. Tohib ma seletan, Priit, milles probleem on? Probleem on ju selles, et Euroopa Liit ei ole rahvusvahelisel tasandil ja Euroopa Komisjon ei ole rahvusvahelisel tasandil nii tugevad ja nii jõulised. Aga Sauli Niinisto võtab nagu luba ma lõpetan oma mõtte. Lipu üle õlgade ja läheb. Et ei ole nii olulised, nii tugevad ja nii jõulised, et nii-öelda sõltumata, et kõik osapooled aktsepteeriksid sõltumata persoonist seda, kelle Euroopa Komisjon saadab. Aga tänasel hetkel on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu roll on piisavalt palju nõrk, et me ei saa, tegelikult peaks olema ju loomulik, et Kaja Kallas kui kõrge välisesindaja peaks minema ja kõik peaksid seda aktsepteerima, sest et Euroopa Liit on tema saatud ja nii on. Ja kui Euroopa Liit ütleb, et nii on, siis nii ongi. Aga tänasel hetkel kahjuks ei ole Euroopa Liidul seda positsiooni, ei ole seda tugevust, ei ole seda jõulisust ja me kahjuks ei näe ju ka Euroopa Liidu tasandil, et nii-öelda tahetaks tegeleda sellega, et organisatsioonina me oleksime nii tugevad. Ma arvan, et lihtsam on otsida seda eriesindajat. Ma arvan, me ei peaks saates nüüd hakkama arutama, kes selleks eriesindajaks sobiks või kes võiks olla juba selleks nimetatud, vaid nii nagu ka Alar Karis ütles, et lihtsalt Euroopal peab olema isik, on see siis eriesindaja või kes iganes, kes osaleks nendel läbirääkimist. Ja nüüd selles saates me oleme üles seadnud ka nendel läbirääkimised, see on küsimus, millest mitte keegi ei räägi, ka Karis ei räägi, mis need läbirääkimised on, kas need on need, mis toimuvad Venemaa ja Ukraina ja Ameerika Ühendriikide vahel, mis on sisuliselt ameeriklaste eraettevõtlus või millistel nendel läbirääkimistel? Ka seda ei ole Alar Karist täpsustanud, vaid ta lihtsalt viitab sellele, mida ka siin Indrek tõi välja ja mida Euroopas on kogu aeg tunda, et 4 aastat
seda surve- ja isolatsioonipoliitikat pole seni kandnud vilja. Tuletan meelde, et seni on võetud vastu 19 sanktsioonide paketti, arutluse all on praegu 20, mis kavatsetakse vastu võtta 24. veebruaril, ehk siis saab täis täpselt 4 aastat sõda, ehk nüüd väike arvutus, et 4 aastat, 48 kuud, 20 paketti, et 2,4 kuu jooksul üks pakett, ehk 72 päeva jooksul üks pakett, aga ainult täna öösel saatis Venemaa kurjuse impeerium Ukrainasse energiataristut hävitama 400 drooni ja 40 raketti. Nii et selles kontekstis hakkab kõigile saama arusaadavaks see, et Venemaa suudab sellist sõda pidada ja talle kuulub maailma maismaast 11,5%, seda sõda veel 20 aastat. Ei, aga kui sa vähegi loed igasuguseid analüüse ja tõsiselt võtavad analüüsi, siis see on 2 aastat maksimaalselt, mitte 10 ega 100 aastat. Vahet ei ole, kas see on 2 aastat või 20 aastat läbi, peaks ta ennem seda saama nii või naa. Vist märtsikuus kirjutasin esimese artikli aastal 22, olin vaimustuses sellest, kuidas Euroopa ja meie kõik hävitame selle Venemaa juba paari kuu jooksul. Mõni kuu hiljem ma lugesin Jüri Luige, NATO juures Eesti esindaja artiklit, kus ta ütles, et õige pea toimub Kremlis paleepööre ja Putin tõmmatakse nagu öeldakse vaiptalt jalgalt ära ja nii edasi. Me oleme neid ennustusi kuulnud, aga see kuramuse Venemaa peab seda sõda tõesti kuni viimase inimese. Kas see on sulle mingisugune uudis? Ühesõnaga, minu point siin on see, et Karis on öelnud välja, Karis räägib seda, mida teiegi, et isolatsioonipoliitika, kes natukenegi ajalugu tunneb, üldiselt ei tööta, ka näiteks sanktsioonid töötavad ajutiselt, aga ka mitte väga pikalt. Tuletame nüüd meelde, mis asjus üldse Nõukogude Liit kokku varises, kui keegi viitsib nagu nii kaugele ajalukku mõelda. Miks pärast varises Nõukogude Liit kokku? Sellepärast, et Reagani tähesõdade programm laastas Nõukogude Liidu majanduslikult nii ära, et see ei suutnud ainult naftaga ennast üleval pidada. Mitte sellepärast, et me siin laulsime või hoidsime kätest kinni, vaid sellepärast, et ameeriklased ruineerisid Venemaa majanduse ära. Ja see ei käi kiiresti, mõtle, kui kaua see käis. Kui kaua Kuuba, mis on kokkuvarisemise äärel on olnud siis Ameerika sanktsioonide all juba alates, ma ei tea, 62. aastast ja nüüd ta kukub ümber, et kui siin nagu arvata seda, et on mingisugune imeviis, et kuidas me nagu, kas me keerame need sanktsioonid nii kõvaks kui vähegi saab, mida kindlasti on tehtud, või siis leiame mingisuguse uue imevahendi, et minu meelest see on tõesti vale tee, me oleme läinud kogu selle sõja jooksul, kindlad sanktsioonid aitavad, Vene majandus on väga palju halvemas seisus kui enne, see, et kuskilt läbi Türgi või Kasahstani neile kiipe viiakse, sanktsioonid ei aita seda, need on mingisugused ettevõtted ka Ameerikas, ka Euroopas, kes ikka suudavad mingisugust raha niimoodi teha, aga lihtsalt öelda, ei, nüüd, see isolatsioonipoliitika ei tööta, jama, ühesõnaga jätame ära, et mõtleme midagi toredat välja. Aga seda pole ka keegi öelnud, et see ei tööta. Seda ütles Alar Karis, isolatsioonipoliitika, kes natuke ajalugu tunneb, üldiselt ei tööta. Aga ta pole öelnud, et see peaks ära lõpetama. Tema intervjuus on selgelt öeldud, et tuleb jätkata sanktsioonide poliitikat, isolatsioonipoliitikat, ainult meil peame vaatama ka nii-öelda faktidele otsa ja nägema, et nüüd hakkab kohe 5 aasta pihta. Aga mingisuguseid muutusi on vaja. No. Aga mis on selle juures eriti oluline, on see, et loomulikult oli Alar Karise intervjuus seda, mis tekitas küsimusi ja mure kohti, aga kui meil on olemas välisministeerium, siis tema ülesanne ei ole mitte sellele õli tulle valada, seda suuremaks puhuda, vaid tema kui välisministeeriumi suurima diplomaadi kohustus on seda siluda, seda anda talle selline tõlgendus, et rahvusvaheline üldsus ja meedia näeksid selles, et Eesti poliitika, välispoliitika on jätkuvalt ühtne, aga see, mis tegi välisminister, andes nii-öelda Alar Karise sõnadele 10 või 100-kordselt halvema konteksti ja tähenduse, see ei ole vastuvõetav.
sisepoliitilistel kaalutlustel Tsahkna ilmselgelt puhus ka rahvusvahelises mõttes seda asja suuremaks, kui ta tegelikult on. See on asi, mida seni on tavaliselt on seda EKRE harrastanud, eks ole, kes on lähtunud alati ainult nii-enda sisepoliitilistest kaalutlustest. Aga nüüd Tsahkna astus täpselt sama raja peal. Ja ma tahaks esitada nüüd ühe selline visualiseerimist pakkuva küsimuse. Kujutage nüüd ette, et Eesti president nüüd kraabib Kremli ust kõigil Eesti ministritel, vallavalitsuse, vallavanematel, kõikide riigiametite juhtide seinal on presidendi portree. Ta on institutsioon, see on sümbol, Eesti riigi sümbol, ta esindab mind, ta esindab igat Eesti kodanikku. Ja nüüd üks kuramuse välisminister ütleb, et see president kraabib Kremli ust. See on kohatu. Ja siinkohal väike paus.